Diskussioon maakonnaliinide rahastamise tuleviku üle sai hoogu peale seda, kui minister Hendrik Terras väitis, et võiks tulevikus näiteks pensionäridele ja koolilastele kehtestada piletitasu. Teadupärast neile see juba aastaid pole rakendunud. Selle põhjuseks on üha suurenev toetuse vajadus maakonnaliinidele. Selline klausel on sees ka ühistranspordi kavas. On 3 varianti, mida teha. On oma osaluse kehtestamine, on siis jätkuvalt iga aasta kulude tõstmine, ehk siis riigieelarvest peale maksmine, või on liinivõrgu siis vähendamine, liinikilomeetrite vähendamine. Ja minu hinnangul on oluline, et me seda asja kontrolli alla saaksime. Poliitilisi liitlasi selle ettepaneku kohta ei leia, mitte ainult opositsiooniridadest, vaid ka tema enda erakonna juht seda õigeks ei pea. Meil peab tegelikult olema tagatud õpilastele tasuta transport kooli ja tagasi. Täna on see maakondliku ühistranspordi osa, õpilased kasutavad maakondliku ühistransporti kooli jõudmiseks. Et kui me teeme ta tasuliseks, siis tuleb arvestada seda, et õpilased peavad sõitma kooli tasuta. Nii et seal on mitu aspekti, mis vajavad veel klaarimist ja ma ei soovitaks liiga nagu ette karata ja keegi pole otsust isegi lauale pakkunud, käis esialgne arutelu liinivõrkude osas. Praegu küll valitsuses kokkulepet selle kohta ei ole, ja Terras isegi on öelnud, et see pilet võib olla ka 0 eurone või 1 eurone kuupilet, lihtsalt eesmärk oli saada ülevaade või on saada ülevaade, kes kus sõidab. Aga selge on, et ühistranspordireform tuleb teha ikka, inimesed tahavad paremaid ühendusi, uusi ühendusi. Selgub siis tõepoolest, et tegemist on ühe lõiguga ühistranspordi arengukavast. Omamoodi on see mõte tekitanud maakondades sellise tugeva resonantsi ja kohalikud ühistranspordi korraldajad on hämmingus. Näiteks Tartumaal kasutatakse ühistransporti väga palju. Aastas tehakse ligi 2 miljonit sõitu. Tartumaal kohalikud omavalitsused juba toetavad liinivedu circa 400 000 euroga aastas. Ja see on päris suureks leevenduseks riigieelarvele. Ehk siis tänu sellele kohalike omavalitsuste toetusele me leiame, et täiendava tasu kehtestamine lastele ja pensionäridele ei ole tegelikult vajalik. Tartu näitel ongi just lapsed ja pensionärid põhilised ühistranspordi kasutajad. Samuti ei ole põhjendatud väide, et see aitaks andmeid koguda. See juba toimib. Andmete saamiseks ei ole seda plaani kindlasti vaja rakendada. Et meil on juba 15 aastat kasutusel selline piletimüügisüsteem, kust me saame andmed kõikide liinide kohta peatuste kaupa. Iga sõitja alg- ja sihtpeatus on süsteemis salvestatud ja selle põhjal me saame teha oma liinivõrgus korrektuure ja meil on täiesti laiapõhjaline info olemas. Nendest 3 vähemalt ühte peab tegema. Kõige mõistlikum oleks teha kõiki korraga natukene või siis vaadata, kuidas see kokkulepe tuleb, aga et praegusel hetkel on see hetkel reformi raamkava, et kus me oleme ära kaardistanud, kus need kitsaskohad on, mida tuleks teha ja nagu me oleme kokku leppinud koalitsioonipartneritega, siis arutelu valitsuses jätkub. Riigipoolne ühistranspordi doteerimise vajadus on iga aastaga tõusnud. Kui sellel aastal on see 75 miljonit, siis prognooside kohaselt peaks aastaks 2029 see juba olema 87 miljonit eurot. Seega otsitakse kohti kulude optimeerimiseks.